Tere taas, head spordisõbrad! Me oleme otsepildiga tagasi Minskis, kus jätkumas laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused Minski lähedal asuvas Raubitsi suusakeskuses. Me oleme ära näinud meeste 10 kilomeetri sprindivõistlusele, millele järgneb nüüd naiste 7,5 kilomeetrit, kus muide valitsevaks Euroopa meistriks on maailmakarikasarjas 20 parema hulka kuuluv rootslanna Mona Bruursson, aga teda täna siin stardis ei ole. Teist aastat järjest toimuvad Minskis Euroopa meistrivõistlused laskesuusatamises. Tuletame meelde, see võistlus pidanuks toimuma Otepääl tänastes tingimustes. Oleks saanud selle läbi viia pea et ideaalselt, aga jah, kuna lund vajati praktiliselt juba eelmise nädala lõpuks, siis Otepääl selleks hetkeks see rada ei valminud ja nõnda siis viidi võistlused teist aastat järjest üle Raubitsi suusakeskuses Minski. Naiste sprindis kokku siis täna startimas 107 sportlast 31 erinevast riigist ja nii nagu meeste võistluses on ka siin täna stardivahet 20 sekundit, kuna suur hulk sportlasi tahetakse kõik jõuda ka telepilti. Martin, me nägime ikkagi meeste võistluses seda, kuidas rada hakkas minema pehmemaks ja need, kes tulid nii-öelda stardi nimekirja teisest poolest, paratamatult rajaolude pärast juba kaotasid aega. Nüüd naiste sõiduks on see rada põhimõtteliselt stardist alates pehme. Kas sama efekt kordub, ehk siis teisest poolest startijatel saab olema raskem või on see rada juba nii pehme ja see jää hakkab sealt alt välja tulema, et siin enam vahet ei ole? Jaa, ma usun, et nüüd nii suurt vahet ei tule, kui siin meester oli esimeste startijate ja viimaste startijate vahel, et kindlasti ta mingil määral pehmemaks läheb, aga jaa, see vahe on kindlasti väiksem. Eesti koondis saadab rajale täna 4 sportlast, ametlikult küll 5, aga Regina Oja ütles juba neljapäeval pärast segateate sõitu, et rohkem ta Minskis starti ei tule, kuna ees on ootamas veel 3 maailmakarika etappi ning selge, et see koormus, mille koondislased saavad, on praegu niigi suur. Nii et meie nelik on täna järgmine. Numbriga 16 on stardis 25-aastane Tuuli Tomingas, kelle selle aasta parimaks tulemuseks maailmakarikasarjas on 48. koht. 24-ndana saab stardi 26-aastane Johanna Talihärm, kes näitas head suusakiirust üleeile segateate sõidus ja on tänava 3 korda jõudnud ka maailmakarika punktidele. 49. numbri alt stardib 34-aastane Kadri Lehtla, kes maailmakarikasarjas pole tänava võistlema pääsenud, aga ibusarjas teeninud 2 korda punkte ja numbriga 84 on stardis 26-aastane Grete Kaim, meie naistekoondise 4. number. Ja kui me nüüd meie naistele otsa vaatame nende profiilile, siis selge see, et see üleeilne segateate sõit näitas taaskord, et Johannale eelkõige võiks selline väga raske rada sobida, sõna otseses mõttes selline valus sumpamine. Jah, ka varasemad sõidud siin on näidanud, et Johannal on sellised olud sobinud ja loodame, et ka täna suudab sellest rajast maksimumi välja võtta. Jah, ma usun, et siin ta kindlasti on võimeline täna sõitma näiteks top 10 sõiduaega ja kui siin lisada veel heal päeval veatu töö lasketiirus juurde, siis miks mitte sõita päris suur tulemus välja. Meestel oli siin 120 sportlast stardis. Kui kitsaks sulle tundus, et meeste sõidust see rada ikkagi põhimõtteliselt kõigile jäi? Ma arvan, et liiga suur probleem ei olnud, et võib-olla see vahepealne aeg, kus siis enamus sportlased olid korraga rajal, et võib-olla siis tekkis mingisuguseid probleeme, aga alguse ja lõpupoole pigem ei olnud neid probleeme siin. Kui me siin meeste sõidu veel natukene rääkisime maailma teravaimast tipust, kui te näete nüüd ka suures plaanis seda Raubitsi suusakeskust, kuhu aastal 2022 jõuab ka maailmakarika etapp praktiliselt üle 30 aasta tagasi, siis jah, naiste hulgas ka maailmakarikasarjas kõige kõrgemal kohal asuv sportlane täna, kes stardis on siis 25. positsioonil paiknev valgevenelanna Irina Kryuko, kes stardib täna rajale 29. numbriga ja on tänavu maailmakarikasarjas ka esikümnesse jõudnud 2 korda 7. Te näete seda sama 2,5 kilomeetrist ringi, mis oli kasutuses ka meestevõistluses, naistel siis täpselt sama ring, siin erinevad ilmastiku parameetrid. Martin, võib-olla nendele, kes esimest ülekannet ei vaadanud või kes meie sõidu algust ei näinud, siis korra äkki sa annad ülevaate veel sellest 2,5 kilomeetrist ringist, kui raske ta on ja samuti lasketiirust. Jah, see 2,5 kilomeetrist ringi sõidetakse. Naised sõidavad siis igat ringi ühe korra, et kui mehed said siin keskmist ringi sõita 2 korda, siis
naised sõidavad tavapäraselt 2,5 kilomeetrit 3 korda. Suurem tõus siis on raja esimeses pooles, et stardist kohe hakkab vaikselt rada tõusma ja siis 30 meetrit on see esimene kogutõus, kus siis raja raskem osa saab läbi. Ja raja teises pooles on üks kergem selline tõusunukk, mis nüüd, kui rada on juba vesisemaks läinud, siis ilmselt enam nii kerge ei ole, kui meestel seda oli võtta, et päris jalad jalale tõusta enam ei ole. Aga üleüldiselt jah, et siis raja esimene pool on selline, kus saab rohkem seda tõusuvarianti sõita ja tööd teha ja raja teine pool on siis alla mäge ja võib-olla ka tiiruks, siis saab natuke paremini ära taastuda ja selle võrra ka siis see lasketiir on natukene võib-olla kergem, et see on siin peale alla mäge osa. Kui me siin Krukoost korra juba rääksime, neid naisi, kes maailmakarikasarja üldarvestuses on 50 parema hulgas, on siin täna stardis veelgi, aga tõesti Euroopa meistrivõistlused on selline hea sümbioos maailmakarikasõitjatest, Ibu karikasõitjatest ja maailma parimatest juunioridest, et selles mõttes minu meelest tegelikult selle sõidu tähtsust mingis mõttes ei saa üldse alahinnata. Hea küll, võib-olla maailma teravaim tipsija ei tule, aga ikkagi nendele, kes tulevad näiteks alles suurde laskesuusatamisse, kellel on see Ibu kogemus, kes on ikkagi Euroopa maailma parimad juuniorid, nende jaoks on see kindlasti tegelikult ikkagi väga suur võistlus. Absoluutselt, sellepärast nagu ka siin eelmise ülekande ajal rääkisime, et juunioride klassis võistlejatele see on siin selline esimene nii-öelda mõõdupuu siis maailma, eks siin on ka tippe kohal, et maailma tippudega selles mõttes see mõõdupuu ja siit ka saab sellise indikatsiooni, et kui suur see vahe siis tegelikult selle maailma tipuga on, et kas ja kui palju on vaja tööd teha ja kas see noor on üldse selleks tööks valmis. Jah, ja kuigi maailma paremik tõesti, ütleme, kui siin Krjuko on nüüd 25. maailmakarikasarja üldarvestuses kõige kõrgemal kohal olev sportlane, et maailma paremik siin ei osale, nägime Krjukood ka suures plaanis, siis Euroopa meistrivõistluste tiitel ikkagi või medal annab paljudele, eriti idabloki riikidele võimaluse sellel võistlusel heidelda nii-öelda riikliku toetuse eest, täpselt nii nagu ka Eestil, kes näiteks segateatesõidus sai 6. koha, sellega kaasnevad ikkagi teatud riiklikud preemiad, Läti koondis on sellepärast siin oma parimas rivistuses, Leedu, Valgevene, hea küll koduriik nagunii oleks pannud, Bulgaaria, Ukraina on siin väga heas koosseisus, naistest Poola on väga hea satsiga väljas. Nii et jah, igal juhul on siin võimalik erinevatel riikidel korralikult erinevaid preemiaid teenida. Ja näeme siin siis ka startijate nimekirjas alustab esimesena Norra sportlane Aasne Skreide, 19-aastane õige pea. Ja olge meiega ikkagi ka sotsiaalmeedias #5-5 teemaviide ja ERR Sport Instagramis. Samuti jälgige meie tegemisi ja kirjutage meile ja saatke meile pilti, kuidas te laskesuusatamist jälgite. Oleme siis esimese startija ootel ja selleks siis saab olema numbri all 1 Norra sportlane, 19-aastane Aasne Skreide, kes sõidab siin Minskis üldse oma esimesi rahvusvahelisi täiskasvanute võistlusi, aga jah, Norral ikkagi pink on nii võimas, et sellise vanuse juures teenis Skreide üleeile segateate sõidus medali. Selle, mis kõigepealt diskvalifitseeriti, aga pärast siis ikkagi tagasi anti, teenis 3 medalit ka tänavu juunioride maailmameistrivõistlustelt Lanzerheidest, 2 hõbedat ja 1 pronksi ja väga hea laskjaga on Skreide näol tegemist. Muide, Norra Ibu karikasarja koondise treeneriks on Marto Olspu-Röiselandi abikaasa Sverre Röiseland ja üles kasvatatud tema siis legendaarsest Keilo spordiklubist, kus tuleb umbes pool Norra suusatajaskonda, nii et 19-aastane Aasne Skreide avab siis selle võistluse, seejärel numbri all 2 Alexei Rungaldeer, 28-aastane itaallanna. 3 hooaega tagasi näis, et Rungaldeer liigub ka Dorothea Viireri ja Liisa Vitozzi kõrval 3. suureks Itaalia naislaskesuusatajaks. Võitis 2017. aasta MM-ilt tavadistantsil pronksmedali, aga pärast seda käis suur krahh. Eelmise aasta lõpus oli hädas juba vigastustega ja näiteks sel aastal polegi Rungaldeer isegi enam maailmakarika etappidele peale saanud. 3. stardis
Ungari laskesuusataja Sara Ponja. Neid ungarlasi on siin Euroopa meistrivõistlustel 4, naiste hulgas ainult 1. Osales siis Ponjaga maailmameistrivõistlustel Anterselvas, kus sai 83. koha tavadistantsil. Eelmisel aastal jõudis ibukarikasarja etappidel ka sprindist jälitussõitu, nii et kindlasti päris sellise arengumaa tegija ka ei ole, vaid hea laskmise korral suudab ka mingis konkurentsis olla täiesti olemas. 4. startiv rootslanna Elisabeth Högberg on nüüd ka esimene, kes tänavu maailmakarikasarjas punkte teeninud, kui oli Pokljuka tavadistantsil 34. ja eelmisel aastal isegi maailmakarikasarjas 2 korda esikümnes ja 5. stardis kindlasti selle võistluse üks nimekamaid tegijaid, nüüd siis juba 34-aastane ukrainlanna Valja Semerenko. Ei ole need viimased hooajad ehk nii säravad enam olnud kui ehk 5-6 aastat tagasi. 2 maailmakarikasarja etapivõitu tal samuti karjäärist kirjas, aga neist viimane jääb juba 5 hooaja taha, kui Valja Semerenkost sai Kondulahti maailmameistrivõistlustel ühistardis sõidu maailmameister. Kodus on ka olümpiakuld, veel 4 MM-medalit, aga jah, erinevate tervisemurede tõttu on viimased hooajad pigem läinud laskuvas toonis. Sel aastal hoiab maailmakarikasarja üldarvestuses 42. kohta ja parimaks tulemuseks on siis 9. koht Hoofildseni maailmakarika etapil. Sellelt ringilt saame siis vaheajad 900 meetri pealt ja enne esimest lasketiiru 2,5 kilomeetri pealt, nii et läbi Valja Semerenko nüüd natukene selle rajaga saame tutvuda, kui ta hakkabki kohe praktiliselt seda esimest tõusu võtma. Valja Semerenko jest ukrainka. Teenis siin ju ka kulla üleli segateate sõidust ja kui me arvasime, et Mitro Pidruchny ka peaks täna meeste sprindis starti tulema, siis tõenäoliselt selle kullaga sai ka Ukrainal nii-öelda laiem eesmärk Euroopa meistrivõistlustel täidetud ja Pidruchny enam siin starti ei tulnud küll, aga jah, Semerenko ütles, et tema ikkagi tahaks siit miskit veel korda saata. Muide, Ukraina laskesuusatajad päris palju käivad siin Raubitšis laagris ka, kuna Ukrainal lihtsalt ei ole endal väga head keskust, rääkimata siis maailmatasemel keskust ja kuna Raubitš on kõige lähemal nendest, mis regioonis võtta on, siis ka siin päris palju käiakse. Aga nüüd norralanna ibukarikasarja hetke 5. Karoliine Erdal võitnud sel aastal 2 ibukarikasarja etappi, sai oma võimalusega maailmakarika etapil Pokljukas, aga tavadistantsil jäi 4 trahviminutiga laeks vaid 78. koht. Muide, oma debüüdi tegi Erdal maailmakarikasarjas juba 19-aastasena 3 hooaega tagasi, aga punkte tal veel ei ole. Pigem ikka selline hea suusataja, kuivõrd laskja, kuigi kui me nüüd ibukarikasarja tulemusi sel hooajal vaatame, siis on ta ka teinud suure sammu edasi lasketiirus. Võitis üleeile oma karjääri esimese täiskasvanute tiitli paaris segateate sõidus. Kui numbriga 12 bulgaarlanna Milena Todorova, kelle jaoks oli elu parim nädal eelmine, kui ta supersõitudega maailmameistrivõistlustel kindlustas endale kohaga ühistardis sõitu. Tegelikult tegemist alles juunioriga, võitis sel aastal juunioride MM-ilt 3 medalit, 1 hõbeda ja 2 pronksi, nii et kui mingi ennenägematu jõud nüüd ära ei võta, siis Todorovast võiks ju tulla küll sinna naiste eliitseltskonda lähiaastatel tugev tegija juurde ja Högberg 0,9 kilomeetri peale nüüd siis paneb põhjaaja 1,3 sekundit eespool Aasnes Kreedest ja tema selja tagant nüüd siis juba tulemas ka Valja Semerenko. Vaatan, et Alexei Rungaldeer juba 21 sekundit kaotanud 900 meetriga, et tundub, et ei ole nendest vigastustest ikka täielikult taastunud. Jah, 2017. aasta maailmameistrivõistluste tavadistantsi pronksmedali omanik ju koguni Alexei Rungaldeer. Ja no ega siin ungarlanna näiteks ka, see on täiesti müstika, tundub, et kuidas 2.54 on Valja Semerenko põhiaeg 0,9 peal ja ungarlanna kaotab 50,3 sekundit selleks vaheaja punktiks. Anna Tkadletsova, samuti juunioride klassi sõitja veel senimaani, tulnud just juunioridest välja, 24-aastane, siin ka pigem selline ibukarikasarja 2. 10 sõitja ja tema järel ongi juba stardis 25-aastane Tuuli Tomingas, kes siit Minskist sai siis 27. koha supersprindis, pääses kenasti finaali. Ja no Tuuli eeliseks selge see, et on tänases võistluses see, et ta saab ikkagi suhteliselt ees startida, sest ega talle tegelikult need pehmed olud väga ei sobi. Jah, ja aga kui siit pildist juba oli ka näha, et ega see rada enam väga kõva ei ole, et on juba meeste poolt küllaltki pehmeks sõidetud. Anna-Larisa Kotrus, kellel ka sel aastal maailmakarikas starti juba 12 kirjas, 22-aastane, aga parimal juhul saanud 94. koha siis. Numbri all 18
26-aastane Emma Nilsson alustas seda hooaega maailmakarika koondises, ent parimaks jäi vaid üks 40. koht ehk üks maailmakarika punkt. Pigem hea laskja ja annab küllaltki palju suusakiiruses ära, hoiab Ibu karikasarja üldarvestuses 20. kohta. Karjääri parimaks tulemuseks on 18. koht eelmise aasta Pokljuka maailmakarika etapi tavadistantsilt. Kui meil ikkagi vaikselt tegelikult peaks nüüd ka esimesed sportlased varsti hakkama tiiru jõudma. Karoliine Erdal kaotab ka esimeses vahepunktis ikkagi päris palju, 17,7 sekundit, nii et siin on eristunud esikolmik Valja Semerenko, Elisabeth Högberg ja Asne Skrede ja seejärel järgmised juba kaotavad päris palju ja see, et Erdal kaotab nüüd 17 sekundit, on mõnevõrra üllatus. Ja ega õige pea saame siit ka juba Tuuli Tomingase vaheaja ja kohe on startimas ka Johanna Talihärm. Milena Todorova, rääkisime tast pikalt, sõitis eelmisel nädalal ühistardist sõitu koguni Anterselva MM-il, aga praegu esimeses vahepunktis annab 9 sekundit Valja Semerenkole ära. Eks siin võib olla ka neid lähenemisviisi natuke erinevad, et nagu me ka meeste puhul rääkisime siin, et esimene ring võib olla kohe esimese tõusu peal kõike välja ei panda, et kes kuidas siin on harjunud alustama. Tundub ka lasketiiru vaadates, et üsna selline konkreetne tuul on vasakult paremale. Jah, tuul on korralik, aga tundub, et on õnneks pidev, et siin väga palju sellist keerutamist ei ole. Nii, ja Asne Skrede esimese sportlasena nüüd siis ka meil lasketiiru avab. Meeste konkurentsis oli lõpuks ainult 4 sportlast, kes suutis distantsi läbida nulliga. Tema ka üks nende sportlastest, kes üles kasvatatud legendaarsest Keilo spordiklubist, kus ka, ma ei tea, umbes pool Norra suusatajaskonda kokku tuleb. Võrdlemisi aeglane töötiirus, aga see-eest ikkagi täpne. Eks siin natuke tugevama tuule korral võetakse ka see laskekiirust maha, et üks traafiring kindlasti annaks oluliselt rohkem neid kaotussekundeid juurde. Elisabeth Högberg, 33-aastane rootslanna, on nüüd praegu põhjaajaga tiirus, aga tema järel tuleb kohe ka Valja Semerenko, kes omakorda edestab Högbergit 6,1 sekundiga. Högberg võitnud ju tänavu juba 4 Ibu karikasarja etappi. Pakuti talle sel aastal võimalust ka osaleda Rootsi A-koondise töös, aga kuna ta ei ole sinna juba 4 aastat läinud, siis ka sel aastal otsustas, et kuidagi ise suudab need plaanid paremini ellu viia ja see areng on natukene parem. Nüüd üks eksimus on tulnud, aga usun, et Elisabeth Högberg võiks olla üks, kes siin hea laskmise korral võiks medalitele pretendeerida. Küll aga seda head laskmist praegusel hetkel ei tule ja tegelikult kui me ka maailmakarikasarja sageli vaatame, oi kui hästi laseb Valja Semerenko alla 2-sekundilist intervallid. Nüüd viimasega jääb ootama 4,2, aga tuleb maha. Et tegelikult ega naiste konkurentsis sageli statistiliselt lastaksegi palju paremini kui mehed. Jah, on see niimoodi kuidagi välja kujunenud, et naiste täpsusprotsent on olnud veidi parem kui meestel. Nii, aga Semerenko läheb nüüd siis liidriks 16,3 sekundit tema edu Skrede ees. Tomingas on vahepeal tulnud läbi 900 meetri vahepunktist, kaotab ka palju, 22 sekundit Valja Semerenkole ja õige pea peaks siis tulema sealt juba ka läbi Johanna Talihärm, kelle stardinumbriks oli 24. Sinna ettepoole nüüd ei olegi Semerenko, Högberg ja Skrede aega keegi üle löönud. Emma Nilsson on praegusel hetkel 4. Temagi 5,7 sekundit kaotamas, kui teie ees stardib rajale olümpiavõitja Irina Krylko. Sellest startijate nimekirjast kõige nimekam tegija igal juhul 2 hooaega tagasi suutis ennast ka maailmakarika etapil NSC-s sõita ühistardist sõidus koguni teiseks ja ikkagi pärast Tomratseva ja Skardina loobumist Valgevene laskesuusatamise esinumber Irina Krylko. Kui nüüd vahepeal on tulnud numbri all 21, Dunja Stouts kolmandaks 0,9 peal. Kaotab 0,4 sekundit Semerenkole, et ka päris kõva algusega. Jah, ja tegemist ka ühega naistest, kes ikkagi igapäevaselt pigem sõitmas maailmakarika sarju. Meil on tiiru tulemas numbri all 10, Karoliine Erdal. Hirmus suured vahed on sees. Erdal ka kaotab enne tiiru juba tegelikult Valja Semerenkole 26,1 sekundiga. Ja
tema ei ole ka pigem ikkagi hea suusataja kuivõrd laskja. Aga Semerenko aeg saab juba praegu täis. Nii, Johanna alustab hästi, 900 meetri pealt tuleb vaheaeg 8. 7,8 sekundit kaotust, arvestades tema sõitmist enamasti, mis tähendab võrdlemise aeglast algust, siis ma usun, et see on täiesti korralik algus ja arvestades ka seda, et siin nüüd mingit hirmust ajalist kaotust ei tule erinevalt väga paljudest konkurentidest, siis ma usun, et Johannal on vast kõik korras. Ma usun küll, et täitsa okei algus ja vaatame, millise ajaga ta tiiru jõuab, et siis saab ka võib-olla väikse aimduse, kuidas hooldemistel suusad on õnnestunud. Milena Todorova Anderselva tavadistantsil oli 17. Tähistas see karjääri parimat tulemust, sellest me juba rääksime, et ta jõudis ühistardis sõitu, aga vanad teened ei loe midagi ja Todoroval 3 eksimust juba kirjas, seejuures tegemist on võrdlemise hea lamades laskjaga ja pigem kehvapoolse püstilaskjaga. Nii et Todorova läheb siit koguni 3 ringile. Alin Beekava sõidab samal ajal välja põhjaaja nüüd 900 meetri pealt. Temagi üks nendest naistest, kes võitis ju selle Pyeongchangi olümpia kulla koos siis Dombratševa, Skardino ja Kryukoga. Ja õige pea peaks meile esimesse lasketiiru tulema ka Tuuli Tomingas. Nii, siit tuleb nüüd Kryuko. Murrab 900 meetri pealt, Alin Beekavaga käib ajaline võrdlus. Nägime seda ka, et ega Valgevene oli päris terav meeste poole pealt ka suusasõidus. Jaa, seal olid 3 mehe sõiduajad olid seal top 15, et väga ühtlaselt tugevad olid. 2,8 sekundit Kryuko kaotus Alin Beekava vastu. No Kryuko ei ole nüüd kõige tugevam olnud siin suusakiirusent, aga selgelt väga hea laskjaga on Kryuko näol tegemist. Nii, Kadletsova siit läheb 1 eksimusega ära. Kui nüüd Kreeka esindaja jättis siin 9. märgil kõik märgid üles. Oi, Tuuli tuleb ka nüüd esimesse tiiru juba 54 sekundit kaotust 2,5 kilomeetrise ringi. See on juba päris palju. Kamil Tsuk ka kindlasti üks favoriite täna ja tema seljadaga kohe Paivo Pendika Läti siit 1 medali sai meestesõidus juba kätte. Aga see ei ole väga hea uudis. Igal juhul tiirus on nüüd Tuuli kohal. Ja selge see, et ega siin ainult nüüd arvestades seda suusakiirust, siis siin ainult nullid tõenäoliselt midagi päästavad. Emma Nilsson kaotab ka tiiru jõudes Semerenkole 18,2 sekundiga. Sealt tuleb tema selja tagant veel sakslanna Scherer, kes samuti kaotab 18 sekundit Semerenkole. Nii et Semerenko on sõitnud ikkagi seda esimest ringi väga-väga hästi. Ja Tuulil kõik märgid all, nii et laskmine väga eeskujulikult sooritatud. Ja vaatame, kuhu see ta nüüd enam-vähem võiks viia sinna praegu 8. umbes. Arvestades, et Kaduriš oli tema ees 2 sekundiga. Kaduriš on kogu ikkagi naiste laskesuusatamis kõige kiirem laskja. Nii ja Tuuli läheb praegu 10. 57,9 sekundit kaotust, aga selge see, et see rajal see ikkagi pakk, mis tuli, oli natukene ootamatu Tuuli puhul. Aga ootame siis õige pea juba ka Johannat, umbes minutikene peaks tal veel minema ja siis on ka Johanna Taliherm esimeses lasketiirus kohal. Scherer laseb samal ajal nulli ja läheb siit nüüd 3. Skrede järgi Erdali ette. Ja Dunjas Douts 3. kohal 7,8 sekundit kaotust Vaele Semerenkole. Ja läheb ka 1 ringile. Nii et praegusel hetkel esiviisik, kui 17 sportlast on läbi esimese tiiru järel Semerenko, Skrede, Scherer, Erdal ja Elisabeth Högberg. Ja nüüd, kui Johanna jõuaks sellise 20 sekundilise kaotusega esimesse lasketiiru, siis oleks see täiesti korralikult sooritatud. Venemaal täna peal päris mitmed ka maailmakarikasarjas osalevad naised, üheks neist ka Kristina Restsova, legendaarse Anfisa Restsova tütar, kes võitnud ju olümpiakulla nii murdmaa kui laskesuusatamises. Kui Johanna on kohal, 22 sekundit kaotust Vaele Semerenkole. Tema tagant startinud Ida Lien on sõitnud väga hästi norralanna numbri all 25, temal kaotus 4,2 sekundit, nii et Lienil hea laskmise korral võimalik siit näiteks kerkida uueks liidriks. Johanna laskmas siis märgil 13. Lien ka eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlusel samal distantsil 9. koht 0 trahvi juures. Ja samal ajal Skredel ikkagi väga hea võimalus siit 2-0-ga näiteks minema. Johannal 1 märk tulnud maha, 2 märki maas. 3 märki Johannal maas. Hästi, Johanna alustab väga hästi seda võistlust. Tuli tiiru, 22 sekundit oli kaotust Vaele Semerenkoga võrreldes, nii et ta võiks nüüd minna
äkki läheb 4., 5., vaatame, kohe saame esimesse. Peaks minema 4., jah. Tiiru järel nüüd siis seisu. Johanna näitas ennast väga heast küljes segateatesõidus, selline lihtsalt selline paks ja raske rada sobib talle lihtsalt väga hästi ja Johanna läheb 5., 28 sekundit esimese tiiru järel kaotus Vale Semerenkole ja tema selja taga. Ta võib nüüd saada endale tegelikult päris hea veduri Ida Liieni näol, kes kaotab Semerenkole 11,5 sekundit ja põhimõtteliselt koos juba mindi sealt tiirust siis minema. Kui Vale Semerenko, kes on seda võistlust senimaani valitsenud, Alimbekova võib nüüd uueks liidriks minna, on püsti tiirus. Tuli sisse 3-sekundilise kaotusega, aga laskmine tundus olevat päris kiire. Semerenkol ka üks märk jääb juba ülesse. Ja läheb Semerenkoga võrdse ajaga välja. Semerenkol ka need Euroopa meistritiitleid on päris palju, aga siit 2 trahvi vist tänases konkurentsis on seda palju. Nii et esimese tiiru järel 23 sportlast läinud läbi. Semerenko, Alimbekova kaksikjuhtimine, 3. Ida Lien, 4. Asne Skrede, 5. Stefani Scherer, 6. Karoliine Erdal ja 7. siis praegu Johanna Tali. Kui Kriuka võtab siit 0. Aga ei lähe ka liidriks. Jõudis tiiru ka 3,6 sekundit pärast Semerenkot. Semerenko muidugi lasi väga head tuld ja laias laastus see vahe on nüüd Kriukool tiirust ära minnes enam-vähem sama ja see saab olema 7,7 sekundit. Mõeldes nüüd Johanna järgmise võistluse nende järgnevate faaside peale, siis kindlasti selles mõttes Johannal nagu raskem osa on läbi, et lamades laskmine pigem on tema karjääris olnud ikkagi suuremaks kirstu naelaks. Ingela Anderson võitis siin nii-öelda esimese väikese kristallgloobuse juba Ibu karikasarjas, seda siis supersprintide arvestuses. Väga tugev tegija, küll aga enne tiiru kaotab Vale Semerenkole 11,1 sekundiga. Tuuli on nüüd 3,4 peal kaotanud veel aega juurde, et minut 20 on kogunenud neid kaotusi. Ja siin tuleb ikka päris metsikult juurde 23 sekundit võrdluses Semerenkoga. Ja Anderson 5. 14,6 sekundit tema kaotust, kui esimesse tiiru jõuab ka Anastasia Merkushina 10. vaheaega 12,6 sekundit tema kaotust Vale Semerenkole. Ja siin ka Merkushinat näeme. Aga Tuunja Stouts on liikunud rajal väga hästi, et ühe trahviga siin 3,4 kilomeetri peal kaotab 40 sekundit ja 6. positsioonil hetkel. Merkushinal ka tegelikult juba ikkagi täiesti korralikult täiskasvanute tiitlivõistluste medaleid. Enamik nopitud küll teatesõitudes sai nüüd ka Antarselvas pronksmedali kätte. Muidugi väga hea laski, aga on tegelikult tegemist, seda siin ka näitab väga head vahet praegusel hetkel alla 2 sekundi laskmas, samal ajal kui Erdal on ülemises pildis laskmas juba teises tiirus, avatiirus tal ka 0 ta on kirjas ja kas siit nüüd esimene naine, kes läbib võistluse 2-0-ga, aga seda viimast jääb päris pikalt Erdal sihtima. 12 sekundit tuli siit kokku, aga tuli alla. Aga siit Höögberi vastu tal enam varianti ei ole, kui Kadri Lehtlat näeme tulemas nüüd 900 meetri vaheaja punkti. Samal ajal 3,4 peale on nüüd tulnud ka Johanna ja kui ta Alimbekavale kaotas 28 tiirust ära minnes, siis nüüd on 31, mis tähendab, et Johanna liigub nüüd teisel ringil enam-vähem liidritega võrdselt. Ja on väga hästi tulnud, et 2 sekundit siin selle 900 meetriga ei ole liiga suur kaotus, et loodetavasti sõidab tõusus tempos. Ja Kadri 900 meetri vahe punktis 49 naise konkurentsis 33. Polningi maailmakarika etapil sel aastal sprindis 4. koht, mis oli ikkagi võrdlemisi anomaalia sel hetkel, et kuidas võimalik on, aga Hanna Soola tõesti tegi hea esituse 3,4 peale. võib olla võidelda.
Nii et 3,4 kilomeetri praegu siis Johanna Talihärm on nulliga 9, 31 sekundit kaotust. Kui me vaatame siin, kuidas järgmised tulevad, siis jah, pigem Johanna sõidab nüüd kiiremini enamikest sportlastest. Teises lasketiirus Tšehh Anna Kadletsova jõuab kohale minutilise kaotusega Elisabeth Högbergile. Nii et jah, päris suur vahe ühe trahviga. Ja Tuuli Tomingas ka nüüd teises lasketiirus minut 43, mis tähendab, et teisel ringil on tulnud veel 46 sekundit kaotust juurde, aga noh, kui Tuuli nüüd nulli ära laseks, siis ta, ma usun, et noh, jälitusse vast ikkagi pääseks. Aga nüüd esimese tiiru tulles on uus liidriaeg Kristina Restsova, kes tõenäoliselt nüüd ka kohe võetakse suurde pilti, on õige pea lamades seal laskmas. Nii, Tuulil 2 märki tulnud alla, 3 märki püsti all. Siin näed Restsovat laskmas ja Tuuli laseb siit nulli. Et ega Tuuli ka neid karjääris väga palju null ei ole, lihtsalt kahju, et see sattus sellisele päevale, kus ei ole väga head suusakiirust nüüd olnud, aga noh, selge, et selle nulliga päästab Tuuli täna endale päris palju ja võib-olla homme on märksa parem päev. Et ega Tuuli puhul lihtsalt peab lootma seda, et see rada püsib nii külm kui vähegi võimalik ja et öösel külmetaks ja rada oleks tugev, aga noh, nullidega ikkagi täna minut 22 kaotust. Kristina Restsova võtab natukene palju aega lamades tiirus, aga märgid saab maha ja läheb siit Semerenko ja Alimbekova järgi ja tõenäoliselt Kryuko ette. Nii on 3,2 sekundit vahet. Tuli seal 8. minut 22 kaotust Elisabeth Högbergile. Ja kui me nüüd vaikselt vaatame seda, et Johanna kaotab 3,4 veel Högbergile 3 sekundit ja Högberg on praegu teise tiiru järel liider, siis siit Johanna võib tegelikult teha ikkagi väga korraliku sooristuse tänasel päeval, kui ta nüüd laseks püsti tiirus nulli. Jah, kõigepealt on vaja märgid alla saada. Ida Liien samal ajal on teises lasketiirus, temalgi lamades tiirust 0 kirjas. Kui finiši avab nüüd Aasne Skrede, kes on hetkel teise tiiru järel hoidmas 4. kohta, kaotamas Elisabeth Högbergile 29,9 sekundit. Nii, aga Johanna Talihärm on nüüd teises tiirus 5. 39 sekundit kaotust, püsti on laskmas, üks on juba jäänud ülesse. Ja üks märk siit täna üles jääb, aga igal juhul Johanna võib ka siit ühega täna sõita päris hea tulemuse välja. Palju meil praegusel hetkel nulliga naisi on Scherer, Erdal, Lehtonen, Poljakova, Tomingas, nii et tegelikult juba on naiste konkurentsist lastud märksa paremini, kui seda tehti meeste hulgas. Ida Liien on siin nüüd märkidega võitlemas. Võtab endale kõvasti aega siin. Ja võtab ka selle märgi maha. Högbergile vist täna vastu ei saa ja samal Alimbekova nulliga tuli tema ju esimese tiiru samuti läbi. Ja nüüd tuleb ka esimene eksimus Alimbekova jaoks. 2 eksimust ja mäng on vist mängitud, sest siit tuleb oma 50 sekundit veel trahviringe täna noppida. Liien läheb teiseks ja Johannalt peaksime ka nüüd kohe saama vaheaja, ta peaks siit trahviringilt keerama maha uuesti raja peale, kui Högberg on finišis ja mida täna see üks trahv talle ikkagi lõpuks annab. Nii, Kryuko 16,5 sekundit enne tiiru edu Högberg ees ja Johanna läheb ära 7. kohal 54 sekundit kaotust Högbergile. Ja samal ajal Kadri Lehtla on siis ühe eksimusega läinud ka esimesest tiirust läbi. Aga no selge, et Kadri ka sõitis seda esimest ringi ikkagi võrdlemise tagasi hoidlikult. Nii, Semerenko on finišis. Põhimõtteliselt Johanna kaotas Semerenkole tiirust ära minnes 15 sekundiga. Semerenko vahe oli 39 ja Johannal 54. Kui nüüd teises tiirus Ingela Anderson, kes edestab Elisabeth Högbergi enne tiiru 4,6 sekundiga. Ka väga teenekas ikkagi Ibu karikasarja sõitja Ingela Anderson on olnud ja pigem neid maailmakarika starte tulnud karjääris ette vähem. Aga hästi on praegu laskmas. Tuleb siit eksimus ja 2 eksimust Ingela Andersonile ka. Alimbekova oma 2 trahviga läheb praegu täpselt Johanna ette.
Johanna kaotus 54 ja Alimbekoval 53, kui Tuuli tuleb nüüd 5,9 peale ja seal on ka juba 1,52 kaotust, nii et põhimõtteliselt finišis ikkagi Tuulil nulliga lastes täna Elisabeth Högbergile kaotus oma 2 minutit kokku. Vaatan, kes siit tagantpoolt veel tulemus on, et Hanna Soola on alustanud väga hea tempoga, et 0,9 peal siin 3. ajaga ja valge venelased, nagu me ka rääkisime siin, üldse alustanud on päris hästi, et siin 3., 4., 5. enne esimest tiiru. Anastasia Merkushina näiteks on nüüd teises tiirus ja siin võetakse ta ka suurde telepilti. Ukraina koondises ka päris palju probleeme on tema kannut, tal on hästi selline häälekas treenerist isa Anastasia Merkushinal, kes ka noorteklassides juba võitis päris palju. Kiire esimene lask, aga maha need märgid ikkagi kõik siit täna ei tule. Ja siin on trahviringile minek, nii et ka Merkushina täna vist medalite eest pigem ei heitle, kui teise tiiru järel seis Högberg, Ida Lien ja Irina Kryuko. Erdal sõidab nüüd ennast 4. hetkel siin ka viimasel ringil kaotanud oma pool minutit juurde. Ja nüüd huvitav on näha, et kuidas Johanna sõidab seda viimast ringi. Ta peaks kohe tegelikult jõudma kohale ka 5,9 kilomeetri vahepunkti. Vahe Högbergiga oli 54,3. Tiirust ära minnes Hanna Soola. Kõik see pidu on ka läbi saanud. Ja. Ega peale selle Ruutpoldingi 4. koha ei ole ka Hanna Soolal väga palju tasad täna sel hooajal rohkem enam õnnestunud. Nii, Johanna on tulnud, kaotanud Högbergile 4 sekundit juurde, aga laias laastus on see positiivne, sest pigem on tulnud hästi, sest pigem Högbergile kaotavad siin kõik juurde. Kui siin tiirust ära minnes oli tal selja taga, siin Dunja Stoust oli täpselt 0,1-ga selja taga, siis Dunja on jäetud juba kaugele. Ja 16 sekundit on juba Dunja Stouts maas, nii et kui Johanna siin ütleme Högbergile võrreldes täna vähem kui minutilise kaotusega tuleb, siis võiks sellist top 15 kohta oodata täna küll. Kindlasti. Ja samal ajal numbriga 82 näeme Venemaa koondise sportlast Viktoria Slivkod. Grete Kaim on ka just saanud oma stardi ja esimese tiiru järel, kuhu nüüd Kadri langes oma ühe eksimusega 39. minut 22 kaotust. 5,9 peale tuleb Irina Kryuko, vahe oli 17,4, nüüd on see 15,4, nii et Kryuko on liikumasid kõige kiiremini praegusel hetkel. Kadri Leht oli seal ka 3,4 peale, praegusel hetkel tulemus on 36, kui Kamila Tsukk teises lasketiirus, aga võidu peale ta kindlasti täna ei lase. Ja päris seda hoogu nüüd ka Tsukil ei ole, nagu näiteks seal MM-i teatesõidus oli, kus poolakad ikka 3 vahetust just nimelt sõitsid väga kõvasti. Ja, Poola noored naised on siin toonud uut hingamist sinna võistkonda, et Piston võib rahulikult minna varsti pensionil ära ikkagi. 40 juba turi all ka. Samas eelmine aasta samas paigas EM-is oli Kriston 7, nii et Johanna tõesti liigub väga hästi viimasel ringil, sellepärast et Alimbekova, kes oli tema ees tiirust ära minnes oma 2 trahviga, on nüüd juba Johanna selja taga 5,9 peal 14 sekundiga. Nii, Todorova on finišis. Naise jaoks, kes sõitis nädal aega tagasi MM-i ühistardis sõitu, täna täielik läbi kukkumine ja lõpetab siin pea 3-minutilise kaotusega, kui teises tiirus paistis, et oli ka Paiba Bendika, aga tal on 3 trahvi juba kirjas ja 25. ta sinna jõuab. Ibu karikasarja hetkeliider Jekaterina Glazõrina esimeses lasketiirus, aga kaotamas siin juba Valja Semerenkole 12,6 sekundiga enne tiiru. Samal ajal jõuab teise tiiru Kristina Ressova ja temal omad võimalused Elisabeth Högbergi vastu on olemas. Ja Ressovat siin üleval nüüd siis ka näeme. Kui Paiva Bendika jättis veel 3 märki üles, nii et täielik ebaõnnestumine tema jaoks. Aga kas see võiks olla kulla laskmine tänasel päeval? Tuleb ka 3. märk alla. Ja 4. Ja ka 5. Nii ja see võib olla, nüüd meil ei ole päris täpselt indikatsiooni lihtsalt sellepärast, et kuidas Elisabeth Högberg
ikkagi viimast ringil sõitnud, sest siin iial ei tea, kes neid ringi kõvasti võivad sõita, aga mingisuguse edu vist Ressova endale praegu viimaseks ringiks ette saab Elisabeth Högberg vastu või kas ikka saab, sest ega sealt tagumistelt märkidelt on päris pikk tee tulla. Nii, ei, aeg jookseb täis ja 1,8 sekundit on see nüüd viimasele ringile minnes Elisabeth Högberg kasuks, mis tähendab seda, et Högbergil numbriga 4 startinuna olid kindlasti märksa panemad rajaolud. Stouts on finišis ja Tuuli on ka vahepeal finišis 2.23 isegi tiksus seda kaotust lõpuks kiiretel lõikudel veel juurde. Ida Lien on finišis ja nüüd peaks kohe tulema tema selja taga tegelikult ka õige pea Johanna, sest stardivahe oli 20 sekundit Johanna kasuks, mis tähendab, et 35 sekundit see on saanud täis ja kui Johanna kaotab nüüd vähem kui minuti Elisabeth Högbergile, on ta igal juhul teinud väga hea viimase ringi. Grete Kaim on siin 0,9 peal samal ajal tulnud läbi, kui tuleb ka 3,4 peale Hanna Soola ja nüüd siis ootame Johanna finiši aega, mida endiselt veel ei ole tulnud meile. Maren Hammersmith on seal võitlemas nüüd Johanna selja taga ja huvitav, kas nüüd tuleb ja minut 3 lõpuks finišis Johanna kaotus Elisabeth Högbergile, nii et 9 sekundit andis ära, aga tegelikult tegi ikkagi väga korraliku viimase ringi. On teinud päris hea sõidu, jah. Ja Karoliine Erdalile siis lõpuks kaotas siin 5 sekundiga, kui tiirust ära minnes oli see vahe 9 sekundit Erdali kasuks. Jelena Krutšinkina on ka üks nendest naistest, kes Valgevenet ikka MK sarjas esindab, jätab 1 märgi kindlasti ülesse, 2 märki ülesse. Ja 2 siit üles jääb. Nii et kui Johanna kaotab minut 3 Högbergile, kui Krjuko on tulemas finišisse, heitlemas siin täna ju ka tegelikult ikkagi medalite eest, aga kas ta nüüd Lieni edestab, sest see võib olla väga märgilise tähtsusega, kuna tagantpoolt on tulemas ju Kristina Ressova. Lienit ei edesta, nii et 15,9 ja nüüd võib palju sõltuda juba sellest, mida tagantpoolt teeb Ressova, kes tuleb numbriga 45, aga ei ole veel jõudnud isegi 5,9 kilomeetri vaheaja punkti. Milline nüüd Grete... Johanna siin täitsa tühjaks sõitnud ennast, et Grete algus oli ikka väga tagasihoidlik, 28,5 sekundit esimese tõusu otsas kaotust ja siit tuleb nüüd siis ka Dinara Alimbekova. Tegelikult Kasahstanis sündinud, ema on ema venelanna, aga 4-aastaselt kolis Valgevenesse ja nõnda siis sai temast ka laskesuusataja seal Mogiljavi linna ääres Chaussu spordikoolis, kust muide pärit on päris paljud Valgevene laskesuusatajad, nii et selline korralik laskesuusatajate vabrik on seal Chaussus olnud. Johanna siis finišis 8, minut 03 kaotust. Ressova on nüüd tulemas ja tundub, et see mäng on mängitud ja Högberg, kas on nüüd tõesti liikumas ka Euroopa meistrivõistluste kulla suunas? Sest tundub, et rajaolud on aeglasemad ja Ressova peab siin ikka väga kõvasti heitlema, et üldse medalile täna sõita. Krjukoga on nüüd edu 0,1 sekundit ja Lieniga 1,9 sekundit. Tundub, et rada järjest vesisemaks läheb ja libisemisolud aeglasemaks, et raske on sealt tagantpoolt tulla, samamoodi ka meestel läksid rajaolud järjest kehvemaks. Nii, Ingela Anderson tuleb siit praegusel hetkel Emma Nilssoni koondise kaaslasega võitlemas, sõidab 10. täpselt Johanna selja taga ja hetkel siis Johanna finišis 9. Nii et jah, selline top 15 võib täiesti olla täna teemaks. Arvestades, et hea küll, meil on 103 startinust ainult 28 finišis, aga me teame seda, et rada esiteks läheb aeglasemaks ja sealt tagantpoolt on ka tugevaid sportlasi, aga pigem ikkagi siin esiotsas oli neid päris palju ära. Merkuusina 1 trahviga täna 44,7 sekundit kaotust. Kadri Lehta samal ajal läbi ka teisest lasketiirust 2.26. Tema kaotus ja 1 trahv tulnud lisaks siis püstitiirust. Nii, Viktoria Slivko ka ikkagi MK sportlane jõudu mööda Venemaa koondises olnud. Pigem sellised, kõik nad tegelikult Ressova, Slivko on sellised pendeldajad. Sel aastal 2 korda Slivko käinud MK Östersundis, oli sprindis 61. ja võtab siit kohe 1 trahvi endale. Ja muidugi Slivko oli ikkagi väga suur vahe ka esimesest ringist sõiduga sees.
Žuravok, tema täna 15. Tundub küll, et keegi siin tagantpool startijatest ei suuda see sõidutempoga konkureerida nendega, kes on eespool startinud. Ega vist jah, et kui meil on nüüd teise tiiru praegusel hetkel tuleb see sama Hanna Soola, kes küll esimest tiirus 2 lasi ära. Grete tuleb nüüd esimesse tiiru. Aga ka juba rohkem kui minutilise kaotusega. Maren Hammerschmidt, kes siin pidi vahepeal haiguse tõttu vahe aasta võtma, oli ju ka maailmakarika konkurentsis ikkagi väga tugev tegija, siis on nüüd finišis 15. ja siit Hanna Soolal veel 2 märki jääb üles, nii et kokku 4. No igal juhul selle me võime nüüd ära kinnitada, et homseks sõiduks saab Johanna endale väga korraliku stardipositsiooni jälitussõiduks. Jaa, igal juhul, et siit minuti pealt tal on ju 15 sekundi peale on 5. koht. Ja Kamila Tsukk heitlemaski siin nüüd kohe Johannaga, Schereri aeg saab täis. Nii kui Gretel on jäänud 2 märki üles esimest lasketiirust. Siis on seal ka jälitussõidumäng tõenäoliselt mängitud ja Tsukk Johannaga võrreldes tundub, et kaotab ja täpselt Johanna taha praegu. Tsukk nüüd 11. läheb. Päris hea seltskonna saab nüüd Johanna siit homseks endale, kellega koos alustada, et siin endast natukene tugevamad sõitjad. Ja siin tundub jah, et siin tagant poolt ikkagi on väga keeruline sportlastel olnud eelkõige just nimelt sõidu osas. Võib-olla Caroline Colombo on nüüd üks veel, kes oleks teises tiirus võimeline siin midagi korraldama Högbergi vastu. Esimesest tiirust on puhtalt läbi läinud. Adelina Savitava, temagi maailmakarikasarjas ei ole veel Valgevene koondist kunagi esindanud numbriga 90. Samal ajal Vita Semerenko on tulnud püstitiiru. Lamadest tiirust on jäänud 1 märk üles ja hetkel minut 0-1 kaotust. Mis ka võistluse esiotsa silmas pidades on ikkagi palju ja Vita Semerenkol juba on ka siin märk üleval. Resova samal ajal finišis 20 sekundit kaotust, mis tähendab, et selle viimase ringiga, kui ta alustas Högbergiga 0-is, andis ära 20 sekundit ja kaotas ära ka Euroopa meistrivõistluste medali. Nii, aga Colombo on nüüd samal ajal teises tiirus, siin ta on numbriga 69. Sel aastal maailmakarika etapil Hofilsenis sõitis välja juba 15. koha, nii et kindlasti igati arvestatav tegija ja just nimelt noorte laskesuusatajate osas on Prantsusmaa põld küll kõige laiem. Jälle see viimane värk. Nii et ei sõida siit Colombo täna ennast medalile, arvestades, et trahviring võtab oma 25 sekundit. Nii, Irina Krutšinkina esimeses tiirus kaotab tiiru tulles 21 sekundit Vaale Semerenkole. Nägime, tegi ka siin mõned nõksud parandused paremale, et mis laias laastus tähendab seda, et siin juba kui sa 21 sekundit kaotad ringi peale, siis isegi 0-ga lastes on see Faev ikkagi finišis oma sinna minuti peale. Ja kui Johanna on praegu 11. siis ega puhtalt laskmisega võib tulla siin esikümne, siis see võib tulla, kui siin hea ja kiire sooritus. Krutšinkina võtab kindlasti aega natukene lasketiirudes tagasi ja läheb siit ka natukene alla poole minutise kaotus. Nii et Johanna hetkel finišis 11. ja ega siin nüüd väga palju naisi enam ei ole, kes ta ette tegelikult sõidavad. Nii et see top 15 võiks endiselt olla küllaltki reaalne. Täna praegu Porsneva tiirus, Kaisheva on tiirus. Kui siit näeme ka, et need rajaolud on ikkagi väga pehmeks läinud. Julia Tšõlma ei ole üldse täna starti tulnud. Ka üks ikkagi võimalikest favoriitidest, kes oleks võinud siin täna olla, aga Tšõlma ei startinud. Aga siin number 107 all peaks startima veel Kanada esindaja Sarah Pjodri, kes on ka siin sõitnud maailmakarikal 12. ennast. Jaa. Aga jah, meil ei ole veel kõik sportsed isegi esimesse lasketiiru tänasel päeval ära tulnud.
ei, need nulliga naisi ikka tuleb esimesest tiirust, aga noh, praktiliselt mitte keegi neist ei suuda praegusel hetkel sinna päris ettepoole sõita. Ja kui me nüüd vaatame täna sõiduaegu, siis Johannal kui Anna Veidel on 24 kilest ka. Tohutu palju Saksa laskesuusatamine nagu lootis, aga ikkagi püss väga hästi paukunud. Senimaani naiste konkurentsis veel ei ole. Eelmine hooaeg tegelikult oli küllaltki hea tema jaoks, aga mingitel põhjustel on sellel hooajal ei ole nii head minekut olnud. Et Johannal siis täna 14. sõiduaeg, vähemalt senimaani Krutšinkinale kaotab 51 sekundit ja viimasel ringil 8, nii et selle viimase ringiga tähendab ikkagi võrdlemisi palju tegelikult päästis tänasel päeval ära ja finišis kohaks endiselt 12. Ja praegu tundub küll, et väga korralik sõit Johanna poolt. Ja kellega ta nüüd siin viimasel ringil veel võrdlus käib siin kindlasti Kolomboga. Federica Lindqvist on seal eespool veel Jurtsova, Tšehh. Nii et mõned naised veel on temast eespool, aga arvestades, et viimane ring tõesti oli väga korralik, siis kindlasti õnnestub seal ka mööduda. Emilia Agveit-Kalkenberg, üks nendest naistest, kes sel aastal saanud ka juba isegi teatesõitudes Norral võimaluse, aga tänane sõit paistab, et päris nii ei lähe, nagu Kalkenberg seda võib-olla täna hommikul lootis. Nulliga juba 47 sekundit maas. Nii, Lindqvist, meie jaoks oluline võrdlus, on 3 sekundit veel Johannast ees. Tiirus oli 10 sekundit see vahe. No nii, siin siis erinevad stiilinäited sellest, kuidas raja ääres karjutakse. Muide väga soovitan Karel Kulbinit, kui keegi kunagi tahab, et temale raja ääres väga hästi karjutaks, siis võib-olla Martin isegi oled kunagi kuulnud, aga Karel Kulbin on väga hea raja ääres karjuja. Jah, on minulgi see au olnud, et Karel on mulle raja ääres kaasa elanud. Et see on tõesti midagi sellist, mida isegi ette ei oskaks kujutada, et üks inimene võib teha, aga täiesti võimalik. Nii, ja Colombo siin pingutamas viimast ringi. Ja Colombo on nüüd 5,9 peal juba Johannast maas. See vahe oli 12 sekundit Johanna kasuks või kahjuks ja nüüd juba 2 sekundit Johanna kasuks. Nii et jah, ma usun küll, et siin top 15 sõit peaks täna igal juhul Johannal olema soolas. Siin ka üks väga noor tulevikulootus Saksamaa koondisel Marion Teigentes, 25 sekundit kaotus nendest tagumise otsa sõitjatest, nüüd üks parimaid, kes on siin vaheaegadest tulnud ja hetkel läheb siis 14. Kui siis meie stardinimekirjast viimane sportlane on jõudnud ka esimesse lasketiiru, et Tuuli Tomingas praegu finišis 31. olukorras, kus pooled sportlased on ka finiši juba saanud, 2.23 kaotust. Tõenäoliselt jälitussõidu koha sõidab endale välja, aga selge, et selle laskmise juures Tuulil täna midagi ikkagi suusasõidus üldse ei õnnestunud. Ja selge see, et siin võib palju spekuleerida. Esiteks see pehme rada talle juba ei sobi, aga teiseks ikkagi see, et see koormus on olnud päris tihe ja meie sportlastel ikkagi hinge tõmmata aega praktiliselt ei ole. Kodupubliku ees Hanna Soola kahtlemata lootis rohkemat, arvestades senist hooaja käiku, aga täna 1.45 kaotust ja hetkel 19. Algus oli väga korralik, aga 4 trafiga kahjuks siin paremat hulka ei küündi. Ja Johanna nüüd võidab siin korralikult juba Jurtsova, Tšehh, kes oli tiirust ära minnes 9 sekundit Johanna ees, kaotab tõusu otsas juba 22 sekundit, nii et Johanna oma poole minuti jagu on Jurtsovast sõitnud kiiresti. Nii et kas see koht võibki täna jääda näiteks 12. Praegu tundub küll, kui veel see Lindqvist on tulemata finišisse, et kui tema on võib-olla Federica Lindqvist ka tundus, et pigem liigub ikkagi niivõrd laskuvas toonis, et äkki siin õnnestub Hannalda ikkagi ka ära võtta. Sest isegi need naised, kes siin tagant nüüd praegu nulliga tulevad, selge see, midagi ära ei tasu sõnada, aga laias laastus tunduvad, et ikkagi sellist sõiduhoogu seal kellelgi ei ole. Nii, esimesest tiirust on nüüd kõik naised ka lõpuks läbi, see sama Paudri ka, aga temagi kaotamas juba 2 trafiga 2.04.
Nii et need, kes täna ikkagi paigutusid sinna võistlejate riivi lõppu ja kelle hulgas oli ka väga korralikke sportlasi, need ikkagi tegelikult täna selle stardikoha eest said veidikene karistada. Siin veel Norra, võib-olla siin mitte teist, vaid kolmandat ešeloni liikumas rajal. Ja kui nüüd tulemas, siis numbri all 68. Felice Lindqvist on tulemas, Johanna kaotusfinišis on minut 3, nii et laias laastus sinna sama kanti tuleb umbes ka Felice Lindqvistil, ei siit tõenäoliselt isegi Johannale lõpuga kaotab veel aega juurde. Minut 3 on Johanna kaotus, see aeg saab nüüd täis, nii et siit edu tuleb sisse ja tõenäoliselt selleks kohaks siis täna ka 12. jääb. Samal ajal nüüd teist korda on täna tiirus ka Grete Kaim, siit teeb veel 3 märki ülesse. Mis tähendab, et kaotus tuleb päris suur. Mis ühtlasi võib ka tähendada seda, et võib-olla isegi viimasteks maailmakarika etappideks sel aastal tehakse selline vangerdus, et hoopis Kadri Lehtla saab nüüd üle pika aja maailmakarika sõita. Jah, Kadri praegu 2 trahvi juures 48 finišis. Nii, Krutšinkina tuli 10. kohal sisse. Siit nüüd mingisugune võimalus ikkagi Krutšinkinal on, ta on tegelikult täitsa korralikult sõitnud seda teist ringi. Ja viimane märk ei tule Krutšinkinal maha kuidagi. 35 sekundit oli Vaile Semerenkoga kaotus, 7 sekundit kaotus, 11 sekundit kaotus võrdluses Elisabeth Högbergiga, nii et siit ta läheb ära oma sellise pooleminutilise kaotusega praegusel hetkel parimatele, nii et jah, medalist kindlasti lõpuks Krutšinkinal tänasel päeval jääb puudu. Uljana Kaisheva ka figureerinud ikkagi maailmakarika sarjas, aga täna ühe trahviga tuleb siit kaotust mühinal. Kadri Lehtla tõenäoliselt ennast ikkagi jälitussõitu täna ei sõida, 3.28, võib-olla kui oleks ühe trahvi vähem lasknud, oleks võinud siit täitsa jälitusse sõita. Nii, Krutšinkina läheb nüüd välja ja tegelikult laias laastus hakkab Johannaga sõitma, sest Johanna vahe on 54, Krutšinkina 43 ja Johanna pigem sõitnud tõusvas toonis võrreldes konkurentidega. Anastasia Borsneva laias laastus sinna sama Kaisheva kanti sõit. Nii et 3.10 jääb ka täna Borsneva pidama. Vaatan siin ka neid sõiduaegu, et Krutšinkina väga tõusvas tempos sõitnud, et ja kokkuvõttes ka kõige kiirem naine täna rajal Elisabeth Högbergi ette 61 sekundiga. Ja tema ju tegelikult ikkagi tuli siin võistlejate rivi keskelt, nii et selles mõttes ikkagi päris raja taha siin ka kõik täna pugeda ei saa. Ja nii nagu ka meeste puhul, siis ka naiste puhul, et Valgevene koondis on väga hästi jällegi õnnestunud, et sõidukiiruse poolest siin Krutšinkina esimene aeg ja Krjuko 3. ajaga ja Hanna Soola 6. sõiduajaga, et väga hea tasemel hetkel on. Tšehitar Natali Jurtsova numbriga 74 on tulemas 22-aastane. Siin ka esimest hooaega alles täiskasvanute konkurentsis. Muide, täna kõige kiiremini on ta tegutsenud lasketiirudes. Tiiru läbimise aeg minut 50. Tuuli on olnud väga hea tiiru läbimises, täna 6,4 sekundit kaotust ja Johanna on selles arvestuses praegu 25. Aga muidugi Ibu karikasarjas ikkagi need tiiru läbimise vahed on väga-väga suured. Eks siin Euroopa meistrivõistlustel üldse need sõidu- ja tasemevahed on päris suured, et väga palju erineva klassiga sportlasi on siia kokku saanud. Eks muidugi see eriti joonistub välja just nimelt see sprindidistantsil, et kui me homme hakkame jälitust vaatama, siis jälitus on ikka sama põnev, nagu ta igas sõidus on. Jah, eks seal on sõel juba sprindi näol läbi tehtud. Tuuli siis praegu finišis 40, nii et Tuuli kindlasti jälitus pääseb. 33 sportlast veel finišis tulemas ja Kadri siis hetkel 53. Muide, Colombo on vahepeal tulnud finišis ja ikkagi Johannat lõpuga edestanud 0,1 sekundiga, nii et Johanna hetkel
13. finišis oma minuti ja 3 sekundilise kaotusega. On seda raja teist poolt väga hästi sõitnud. Väga hästi sõitnud. Ja Krutšinkinat ootame nüüd järgmisena 5,9 kilomeetri peale. Nii, Kalkenberg siin tuleb 24. ajaga minut 25 kaotust. Nii, Krutšinkina tuleb nüüd. Paistab, et on ikkagi suutnud seda tempot hoida, sellepärast, et Johanna vahe siin on 58, on nüüd küll läinud väiksemaks, see 3 sekundi jagu, aga ikkagi 7 sekundiline edu Johanna ees on sees. Ja nüüd pigem laskuv rajalõik, kus tõesti need vahed nii suureks ei kärise, kui ehk sellel tõusub. Nii, Marion Tegentes teises lasketiirus 35. kohalt tuleb sisse. Võimalik siin kindlasti natukene päästa veel. Näiteks selline top 20 sõit on siit nulliga täiesti võimalik. Senimaani lasknud hästi. 4 märki tulnud alla. Ja tuleb 5 ka. Nii et jah, sõidurajal kindlasti annab Tegentes natukene ära. Praegu esi 20 on täpselt minut ja sinna kanti Tegentes ka tuleb. Saab kindlasti homme juba teistega oluliselt võrdsematest tingimustes mõõtu võtta. Ei selge, et siin puhtalt juba raja pealt antakse väga palju praegusel hetkel ära. Nii, Viktoria Slivko finišis. Tema nüüd tõukab Tuuli Tomingase nii-öelda punkti kohalt välja, sest Ibu karikasarjad või Euroopa meistrivõistlustel antakse ka Ibu karikasarja punkte 2.21 vahe 37. 2 trahvi juures ikkagi päris suur kaotus maailma karika taseme sportuse kohta. Ja Anna Maka on ka siin sõitmas punktikoha piiri peal, siin on minut 58 praegusel hetkel kaotus. Aga siin siis Irina Kryuko, kes Euroopa meistrivõistlustelt võtab endale pronksmedali kodupubliku ees. Olümpiakuld on olemas, Euroopa meistrivõistlustelt ka 1 kuld olemas, aga seda juba 6 aastat tagasi teatesõidust. Simone Kupfer sõidab ennast ka, tundub, et Ibu karikasarja punktide peale. Kui ikka sõidab lõpuks ja aga ei sõidagi, sõidab siia Tuuli ette lõpuks ennast 41-seks ja tema selja taga veel 1 rootstanna, aga tema tundus juba Anna Hedström märksa nõrgem 3.47 kaotust. Ehk siis nüüd meie ootame Krutšinkinat finišis ja siis saab meie jaoks ka selgeks, et kas Johanna lõpetab selle võistluse 13. või 14. kohal. Vinklarkova on ka siin punkti heitluses endiselt veel sees. Jah, meil on täna 2 Krutšinkinat rajal, et vahepeal sattusin siin korraks segadusse. Numbri all 50 oli siis Elena Krutšinkina. Kui praegu ootame meie Irina Krutšinkinat. Ja nüüd näete neid rajaolusid, mis telepildis tunduvad üsna leebed, aga ma usun, et Martin, sa võid kinnitada, et telepilt ikka väga palju valetab selles osas, mida sportlane tegelikult seal rajal suuskadal tunneb. No päris palju on vaja seda lisatööd teha, et see suusk sinna ette tõsta, et sa pead selle jala kõigepealt nagu üles tõstma, et sa ei saa seda otse edasi viia. Ja siin Marte Kragstad Johansen on oma võitlust ka pidamas ja see võitlus kindlasti ei ole üldse mitte lihtne seal lume sees. Ja seesama Tegentes on tema järel, kes on 2-0-ga siin ka esi 30 konkurentsis liikumas, kui Adelina Sabitava on finišis ja nüüd siis ootame juba Irina Krutšinkinat kusagilt sealt kurvist. Peaks ta õige pea ka
siia poole jõudma ja arvestades seda, et publik teeb lärmi, siis ka Krutšinkina on siin kohal, nii käib meie vastu heitlus ja lõpuks kaotab Krutšinkina Johannale täpselt Johanna selja taha, läheb 14-ndaks, nii et Johanna Talihärm lõpetab Euroopa meistrivõistluste sprindi igal juhul 13-ndana. Põhimõtteliselt ühe trahvi oleks täna lasknud vähem, oleks võinud vana hea jutt, oleks võinud siin 6 hulka täna sõita. Aga nulliga naisi muidugi selgelt rohkem kui meeste konkurentsis. Ida Liien täna, Kristina Rosova, Stefani Scherer, Karoliine Erdal, Federica Lindqvist ja neid naisi siin tagapool, kes nulliga lasknud on päris mitmeid veel. 17 naist veel finišisse tulemas ja Tuuli Tomingas hetkel hoidmas 44. kohta ja Kadri Lehtla nüüd siis juba langenud jälitussõidust kindlasti välja. 60 on austerlanna Düringer ja Kadri siis 61. 3.28 kaotust ja Grete Kaim peaks ka nüüd õige pea veel finišisse tulema, aga Gretel see kaotus täna juba päris suur. Kui siin meestel Läti esindaja Rastar Kujevs võitis hõbemedali, siis naistel kahjuks nii hästi läinud ei ole ja Paiba Pendika 6 trahviga on siis 50 täna. Elisabeth Högberg tegi oma esimese väga suure tulemise rahvusvahelisse laskesuusatamisse üks 10 aastat tagasi. Ta oli küllaltki noor ja hakkas seal kohe suurte legendidega sõitma juba teatesõite. Ta on 33-aastane ja jõuab nüüd siis täna ka täiskasvanute tiitlivõistlustel selles mõttes ikkagi täistabamuseni, et ikkagi tiitlivõistluste kuldmedalini. Eelmisel aastal tegi väga hea hooa Högbergi maailmakarikasarjas samuti. Sel aastal ka arvati, et võib küllaltki hästi sõita, aga pigem jäänud siis Ibu karikasarja ja hoiab seal üldarvestuses 3. kohta. See 33-aastane Elisabeth Högberg. Grete ka vahepeal finišis on 84. koguni 6 minutit ja 4 sekundit täna kaotust 5 trahvi juures. Ja põhimõtteliselt võime öelda, et Kadri Lehtlal jäi täna jälitussõidust puudu täpselt 1 trahv või natukene kiirem suusasõit. Kui veel Vinklarkova teeb siin mõned korrektuurid nende hulgas, kes teenivad Ibu karikasarja punkte, samuti sõidab ennast jälitusse. Ja saab siit siis hetkel 33. koha, meil on finišisse oma 10 naist. Tundus olevat siin päris pettunud oma. Tegi küll tiirus ilme eksimatult, aga suusarajal seda kaotas kogunes päris palju, et laiutas siin käsi finišisse tulles. Raja olude tõttu ikkagi täna ka see jälitussõitu pääsemise piir saab olema suhteliselt tagasihoidlik, et praegu 60. kohal maailmameistrivõistluste pronks 2017. aastast Alexa Rungaldier 3.20 isegi kaotust. Jah, kui me tavapäraselt näeme siin Ibu karikatel ja maailma karikatel siin 2 minuti või 2.20 juurde seda 60 koha piiri. Siis täna tõesti see saab seal isegi 3 minuti peal olema. Tõenäoliselt mõned naised veel sõidavad ennast 60 hulka, nagu näiteks Marte Kragstad, Johansen, aga päris suureks on need vahed tänasel päeval läinud ja näete ka, et ega siin ütleme siis õglukesemad naised ikkagi võitlevad seal rajal metsikult, et seda tehnikat vähegi enam-vähem koos hoida. Siin Teigentes on ikka väga hea näide sellest. Et sellist ikkagi jalga peab sul olema päris tublisti, et sellistes tingimustes korralikult sõita. Aga Teigentes hoolimata nendest oludest teeb siit korraliku sõidu 2-0-ga täna 25. Ja Fabienne Hartweger, kes ka maailmakarika tasandil võistelnud täna alles 82. kokku 6 trahvi. Ja 6 sportlast veel finišisse tulemas. Praegu siis viimasena pääseks veel 3 minuti ja 11 sekundilise kaotusega jälitussõitu itaallanna Irene Large-Schneider.
aga jah, Elisabeth Högberg igal juhul võidab endale siit karjääri esimese Euroopa meistrivõistluste kuldmedali. Ida Liien sel MM-il saab endale teise medali ja valgevenelanna Irina Krjuko karjääri 5. Euroopa meistrivõistluste medali, aga Krjukol on neist siis ka ette näidata olümpiakuld koguni naiste teatesõidus Pyeongchangi mängudel. No mida me kokkuvõtteks võime öelda, igal juhul eelis oli täna nendel, kes startisid eespool. Jaa, kindlasti, et siin on selgelt näha, et rada on pehmemust läinud ja oi, kui raske on Anni ja Keita Saabulal. Läti rukul 2 trahvi, aga 7 minutit kaotussõidus. Aga jah, nendel, kes olid ees, nendel täna ikkagi teatav eelis oli. Jaa, aga homme on jälle uus päev ja homme on olnud kindlasti võrdsemad, et on kõigil uus võimalus. Küll 5 stardiga on tegemist, aga on võimalik hea laskmise korral sealt tagantpoolt ikkagi ettepoole tulla. Mida kindlasti see Minski EM-i rada näitab seda, et sõidu osakaal tegelikult on siin võib-olla võrreldes standardse maailmakarika etapi või võistlusega natukene suurem, arvestades neid raskeid rajaolusid. No, ma arvan ka, et see on just kinni pigem nendes rajaoludes, et siin hea kiire raja korral kindlasti see vahe nii suur ei oleks. Ja homme siis Johanna Talihärm stardib jälitussõitu 13. kohalt. Minut 03 on tema kaotus stardis Elisabeth Högbergile, kui siin näeme veel esikolmiku esitusi. Irina Krjuko kõigepealt ja teise Eesti naisena saab siis jälitussõitu Tuuli Tomingas, seda 47-ndana 2.23 tema kaotus stardis ja homme oli vist täpselt sama 47, oli Kalev Ermits siis meeste jälitussõidus, kellel ka kindlasti seal variante, võimalusi kõrgemale tõusta on. Ja täna siis 60 hulka lõpuks bulgaarlane Stravkova sai viimasena 3.05 oli tema kaotus finišis. Nii et Minski Euroopa meistrivõistlused jätkuvad siis homme. Seegi ülekanne selle 20 sekundiste stardi vahel tõttu lõpuks ikkagi väga kiiresti saab see kõik juba läbi. Aga homme siis jah, kõigepealt meeste jälitussõit kell 11.20 ja seejärel kell 13.20 juba naiste 10 kilomeetri jälitussõit, nii et kokku 3 Eesti sportlast on siis ka Minskis homme Euroopa meistrivõistluste stardis ja seejärel minnakse juba tõesti edasi maailmakarikasarjaga Nove Mestosse järgmisel nädalal Tšehhis, aga Eestimaal lund sajab laialt, vähemalt Tallinnas küll, nii et minge suusatage ja homme oleme siis jällegi suure laskusuusatamisega tagasi. Aitäh sulle, Martin, ma loodan, et me näeme veel. No veel me näeme, loodame. Küll me näeme, olgu, aga aitäh teile vaatamast, olge tublid ja kohtume homme. Jaa, aitäh, head laupäeva õhtut.